Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Я редко отхожу от своего формата смешных стишков и песенок, но сегодня тема, о которой надо говорить очень серьезно, это тема эстонского нацизма. Очень часто приходится слышать от людей, которые об Эстонии знают сравнительно мало, что эстонцы эти вот фашисты, нацисты. На самом деле это не так. И сегодня я сделал подборку мнений об эстонском нацизме, об этих обвинениях, об истории. И это мнение достаточно грамотных эстонцев, которые озвучивают то, что знает и что, в принципе, поддерживает большая часть эстонского населения. Просто большая часть эстонского населения, как и во многих других народах, предпочитают молчать, отмалчиваться. Но многие люди говорят открыто, говорят правду. В чем проблема? Послушайте. Küsimus ei olegi tegelikult selles võimalikus e-häälte võltsimises näiteks või milleski taolises, et isegi kui ei võltsita või kui võltsitakse, ütleme, ikkagi, sest vaata sama asi aastaga 1940, et öeldi, et Nõukogude Liit okupeeris Eesti, aga tegelikult ta ei okupeerinud ju, et Päts kirjutas 39. aastal alla baaside lepingule, nagu meie oleme NATO baasid siia kutsunud ja ka USA baasid, mitte ainult NATO baasid, USA baasid. Sisuliselt me oleme täna, NATO liige me oleme, et NATO okupatsiooni all me ei ole, aga USA liige me ei ole. Aga USA väed on siin konkreetselt sees, järelikult me oleme USA okupeeritud. No võib öelda, et need on ikkagi erinevus, eks ole. Nõukogude väed tulid ikkagi jõuga peale. Ei tulnud. Baaside lepinguga. Baaside lepingu oli ikkagi peale surutud leping, et sellest peab, ma arvan, tõe huvides rääkima ju, eks, jah, et ei saa nüüd luua narratiivi. Nii, aga vaata, ka võttis ju Eesti Vabariigi Riigivolikogu 21. juulil, see aastapäev tuleb, 21. juulil vastu otsuse Eesti kuulutamisest Eesti NSV-ks ja tegi ka ettepaneku NSV Liidule riik vastu võtta Nõukogude Liidu liikmeks, millega siis tegelikult Eesti rahvas ju valis endale ülemnõukogu, et Eesti rahvas tahtis seda, mina väidan, sellepärast vaata, kui keegi poleks valima läinud, siis oleks valimisosalus ju 0% on, siis ei saa ka võltsida. Ei loomulikult võib öelda niimoodi, et omal ajal võltsiti. Samamoodi nagu täna need e-hääletuse vastased. Ma olen ka e-hääletuse vastane, aga ma ei saa öelda, et 100% võltsitakse, sest tõestust ei ole. Ja samamoodi, me tahame uskuda. Ajalootunnis mulle ka õpetati, et Nõukogude valimisi võltsiti. Aga kus on tõendid? Et kui me tahame täna tõendeid saada, siis me peame ka mineviku tegude kohta tõendeid otsima ja taotlema. Aga need tõendeid ei olnud. Ja ärgu vaatajad valesti aru saada, mulle Nõukogude Liit ei meeldi ja ma olen nagu Eesti Vabariigi patrioot, ikka iseseisvuse poolt. Aga me peame ikka ausaks jääma, et kui me ei saa täna teha mingite tegevuste kohta neid väiteid, mida me tahaksime teha, võib-olla südames usume niimoodi ja kõik, siis me ei saa ka teha seda nende suhtes, kes meile väga ei meeldi. Minevikus. Ja, skepsis ei tähenda kindlasti, eks ole, patriotismi puudumist. Kui eestlased ei oleks siin osalenud või venelased, kes siia Nõukogude Liidus saadeti, aga tähtis on see, et kui need kohalikud eestlased ei oleks osalenud, ei oleks Eesti NSV-d pidada saanud ja kui täna need inimesed, kes siin elavad, ka meie sinuga, ei osaleks ja kõigi 10 sõraga vastu oleks, ei saaks seda Eesti Vabariiki tänasel kujul pidada ega ka Euroopa Liitu pidada. Ja minu arust on see fakt nagu. Juba mõni päev pärast 12. märtsi 1934 riigipööret teatas Konstantin Päts Riigikogu ees, et Eesti rahvas olevat propagandas pimestatud ja haige. Saatusirooniana kuulutas Eesti rahva terveks alles juunikommunist Johannes Vares Barbarus. 25. juunil 1940 teatas Johannes Vares raadiokõnes, et Eesti rahvas on terve ja kaine, asjata on teda haigeks kuulutatud ja paljude aastate jooksul põetatud. On teadmata, kuidas Varese ametisse nimetanud president Konstantin Päts sellesse avaldusse suhtuda võis. 17. juunil 1940 okupeeris Nõukogude Liit Eesti Vabariigi. Sellele vaatamata jätkas president Päts juba olematu riigipea ülesannete täitmist. Kahetsusväärsel kombel legaliseeris president Päts kõik Kremli otsused, aidates sellega lammutada Eesti Vabariiki
otsa tegi lahti 21. juuni 1940, mil Päts kinnitas ilma protesteerimata ametisse Johannes Vares-Barbaruse valitsuse, mille ministrite nimekiri oli koostatud Nõukogude saatkonnas Andrei Ždanovi enda poolt. Päts ei protesteerinud mingil moel, et võõra riigi esindaja, Kremli tuntud alkohoolik Andrei Ždanov osaleb Eesti valitsuse koosseisu määramisel. Üks väike humoorikas vahepala. 27. juunil 1940 kohtunud president Pätsiga hilisema Hitleri-aegse Eesti omavalitsuse juht Jalmar Mäe ja Päts kurtnud talle kibestunult, et kõik need, kes seni tema ümber tunglesid, keerutavad nüüd usinalt uute isandate ümber. 17. juulil 1940 ehk kõigest 4 päeva enne seda, kui äsja valitud Riigivolikogu kuulutas Eesti Vabariigi Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks, mängis Nõukogude Liit Konstantin Pätsiga ühe korraliku etenduse. 17. juuli saadeti tema juurde Vladimir Počkarjov, kes oli määratud uueks Nõukogude suursaadikuks Eestis ja sel puhul ütles Konstantin Päts oma kõnes väga märkimisväärsed sõnad. Tsiteerime Pätsi. Nõukogude Liidu võimas sõjavägi on leidnud Eestis südamliku vastuvõtu kogu rahva poolt. Nõukogude Liidu järjekindel rahupoliitika tagab Eesti rahvale parimaid võimalusi tööks ja tema loovate jõudude edaspidiseks arenguks, rõhutas president Päts. 1940 aprillis oli Päts öelnud Eesti saadikule Stockholmis Heinrich Lareteile, et hiljemalt septembris on sõda juba puhkenud. Sama kinnitas ta ka oma kantselei ülemale Elmar Tambekile 1940. aasta suvel, et sõda puhkeb hiljemalt 40. aasta sügisel. Päts, kes oli tuntud oma sõnaosavuse poolest, ütles Tambekile siis niimoodi, et hiljemalt novembriks 1940 on kommunistid sakslaste survel Eestist kadunud, nii et hais taga. 1940. aasta suvel tuli kommunistidel riukalik idee, kuidas Eesti ühendada Nõukogude Liiduga ja selleks oli vaja jutumärkides valida uus Eesti parlament ehk siis Riigivolikogu. Seaduse järgi võis Riigivolikogu valimised toimuda alles 35 päeva pärast nende väljakuulutamist. 5. juulil 1940 kutsuti Päts aga valitsuse koosolekule, kus ta allkirjastas otsuse, millega anti sisuliselt valitsusele õigus lühendada seaduses ette nähtud valimistähtaegu. Seadused tegelikult sellist asja ei võimaldanud. Päts ei teinud midagi, et viidata valimiste ebaseaduslikkusele või nende õigustühisusele. Vastupidi, ta kutsus rahvast üles oma kodaniku kohuseid täitma. On räägitud, et Päts olevat usaldanud Andrei Ždanovi kindlat kinnitust, et valimistel võivad osaleda kõik ja et valimised on täiesti vabad. Kui vastaskandidaadid aga kõrvaldati, olevat see loomulikult teinud Pätsile suurt meelepaha. Ise ei olevat president Päts Riigivolikogu valimistel osalenud, vaid öelnud oma kantselei ülemale Elmar Tambekile, et mina seda janti nüüd küll kaasa ei tee. Pole teada, et president Pätsi oleks temalt allkirjade saamiseks piinatud, šantaseeritud või muul moel toorest vägivalda kasutatud. Kui Päts oleks keeldunud 40. aasta suvel koostööst okupantidega, oleks see kindlasti tugevdanud Eesti rahvusvahelist positsiooni. Päts osutus Stalinile 1940. aastal väärtuslikuks kaastööliseks, keda oli kasulik võimu juures nii kaua pidada, kuni see kommunistide huve teenis. Ebaseaduslikult valitud Riigivolikogu tuli kokku 21. juulil ja kuulutas Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks. Kui president Päts olevat kuulnud seda tuld ja tõrva, mis Eesti Vabariigi suunas kommunistidelt Riigivolikogus tuli, olevat tema silmad läinud lõplikult lahti, kuid nüüd oli juba hilja. Samal 21. juulil nõuti Pätsilt tagasiastumist, ta astuski ametist tagasi ja ei täitunud ka tema lootus, et puhkeb Nõukogude-Saksa sõda juba 1940. aastal. Eesti langes pikkadeks aastateks okupantide küüsi. No mina arvan seda, et see okupatsiooni teema, et mina ei saaks nagu süüdistada venelasi nagu okupante, sellepärast et Eesti ja eestlased ju tegid selleks kõike, et nii-öelda saaksid tulla võimule kommunistid. Ja mis kõige pullim oli, et ennem 39. aastat ju Eesti kommunistid tegid kõike selleks, et 39. saaksid tulla sisse nii-öelda punaväed, et kindlustada siis nende võimule tulek. Ehk siis sisuliselt eestlased ise tegid selleks, et venelased saaks oma NSV Liiduga võimule. Alles siis läks eestlastel silmad lahti, kui hakkasid tulema nii-öelda, võeti see valitsus üle ja hakati nii-öelda represseerima kõiki.
ja hakati Siberisse saatma ja siis oli siis oli eestlastel oli vesi ahjus ja nad said aru, millise portsu otsa nad olid ise astunud. Veel kõige pullim, et nad ise hääletasid selle poolt, et nad NSV Liitu vastu võetaks. Täpselt samamoodi nagu EU-sse. Aga ma olen täitsa kindel, et EU-ga me hakkame seda pulli veel nägema ja samamoodi kiruma, nagu me NSV Liitu oleme kirunud. See selleks. Läks aega, läks edasi. Oodati siis nii-öelda Natsi-Saksamaa tulekut ja siis nemad nii-öelda vabastavad meid siis NSV Liidu ikkest. No okei, natsisõdurid võeti siis vastu lillede ja asjadega. No hea küll on ju, et saame aru, et nii-öelda vihati kommuniste ja et nüüd õnneks tuleb nagu nii-öelda õnn ja õndsus. Aga mis siis hakati tegema? Hakati tegema nii-öelda Natsi-Saksamaaga koostööd. Eesti ala, Eesti territoorium siis, kus paiknes ennem Eesti Vabariik, see lihtsalt tipiti koonduslaagreid täis. Koonduslaagrites töötasid valvuritena eestlased kohati. Wikipeedias, kui Vaivere siis koonduslaagri võtate lahti, seal on ilusti näha ja kuidas on kirjas, et seal koonduslaagris ja paljudes teistes Eestis koonduslaagrites olid valvuriteks eestlased. Ja see siis annabki alus sellele, et eestlased osalesid koos Natsi-Saksamaaga holokaustis. Milleks neil oli see vajalik? Ma ei oska seda öelda, ma tõesti ei oska öelda. Ma saan aru, et vihati kommuniste, aga milles oli siis juudid ja mustlased ja kes ei olnud aariarassist, milles nemad olid süüdi, et neid siis saksa täpsusega oli vaja koos natsi-sakslastega tappa. Nüüd kindlasti osad hakkavad rääkima, et ma pingutan nii-öelda üle selle teemaga, aga jällegi meil on sõber Wikipeedia ja kes tegi meil siis Eesti juudivabaks oli Martin Sandberger. Ja kui ta Nürburgi protsessil osales, siis Nürnbergi järelprotsessis määras 10. aprill 1948 Sandsbergile surmanuhtluse. Protsessil püüdis Sandsberger end vabandada väitega, et suure osa temale süüks pandavatest tegudest sooritas Eesti omakaitse, aga kohus seda ei arvestanud, sest omakaitse allus samuti Sandsbergile. Panete tähele, Eesti omakaitse, kes koosnes ju eestlastest. Nad teevad tippnatsiga, teevad koostööd ja tapavad juute. Hukkamisi korraldas Eesti omavalitsuse poliitiline politsei. On ajaloolase Meelis Maripuu seisukoht. Maripuu osales inimsuse vastase kuritegude uurimise Eesti rahvusvahelise komisjoni töös. Juutide mahalaskmisi Pärnus teostasid poliitilise politsei eestlastest töötajad ja omakaitse liikmed. Oli moodustatud 30-meheline erikomando kapten Villem Raidi Arkadi Valdini juhtimisel, kes pidi poliitilise politsei määratud surmanuhtlust täide viima. 7 selle komando liiget on karistatud surmanuhtlusega, teeb Maripuu kokkuvõtte. Tõestused on olemas, et oli holokaust. Ja nüüd teine asi, kui nüüd vaadata seda kõike jama, mis teise maailmasõja aeg nii-öelda korraldati, mismoodi see maailma mastaabis siis teistele võis näida kuni tänase päevani, sest kui me teame, et tegelikult kogu maailma täna juudid valitsevad, siis arvestage sellega, et juutidel on see meeles, et eestlased koos Natsi-Saksamaaga tapsid neid. Ja Eesti kasutatakse võimalusel koheselt peenrahana ära, sest
juutidel on see teema, et teie tapsite meid siis, miks meie peame nüüd teid hoidma? Et noh, mina näen seda niimoodi ja tegelikult see on väga tõsine oht Eestile tervikuna, sest kui ongi nüüd on niimoodi, et otsustatakse, et kas anda näiteks Eesti ära kuhugi, et tal kaob iseseisvus või minna lokaalseks sõjaks, siis ilmselgelt tehakse Eesti peenrahaks ära ja silm ka ei pilgu. Sest eestlased näiteks ju holokausti teemade puhul ju karistada ei ole siiani saanud. Sakslased ja saksa rahvas on maailma mõistes saanud oma Nürnbergi protsessiga vitsad kätte, aga eestlastest on nii-öelda mööda vaadatud sellepärast, et saadud aru, et ilmselgelt venelased tegid ise meiega Nürnbergi. Kes läks Siberisse ja kes kuhu, on ju, või lasti lihtsalt maha. Вот так. Поэтому не надо говорить, что эстонцы — это фашисты, нацисты. Конечно, среди эстонцев есть 5%, может быть, 10 нацистов, которые оправдывают преступления эстонцев во времена германской нацистской оккупации, так как делает это, например, прокурор в моем процессе, просто-напросто оправдывая нацистских преступников. Но все же я уверен, что эстонский народ сам накажет и этих пособников, и оправдывателей. Мира и добра.